Tervist sõbrad, olen Krista, räägin oma tegevustest taksonduses. Sõbrad, peab tunnistama, et pole ammu näinud ja lõpuks ometi on see aeg kätte jõudnud, kus meil on reede, kell on 1 öösel ja me alustame taksosõiduga, kurat küll. Numbrid ajavad segadusse, esimene tellimus ootab meid juba, aga ei, ma ei ole veel nõus alustama. Mul on sissejuhatus teiega ära tegemata. Nii et, härrased, lähme vaatame, mis see ööelu meile nüüd pakub. Seame sammud linna poole ja alustame. Ja sõbrad, hinnad on üleval praegu ja tegin esimese üle pika aja esimese Uberi sõiduga, kus ta siis tuli meil Inseneri tänav, kes teab siis siia klubisse Hall ja summaks oli siis 8.38, see on juba otse mulle, koefitsient 1,8, nii et isegi tulistas Uber normaalse hinnaga. Ja, aga oleme siin Halli juures praegu seisuga nagu on punane. Loodame, et seilib ja saame ka mõne hea tellimuse. Nii et jätkame ja loodame parimat. No nii, sai veel üks sõit ära tehtud. Raske võitu, kui ikka paarike on ikka tülis, siis on raske sõit. Ja purjus peaga ja algne aadress oli vale lõppkokkuvõttes, isegi nii imelik on, lähevad isegi erinevalt. Jah, okei, see selleks. 16.20 tuli meil see sõit. Näitan teile. 16.20, koefitsiendiga 1,8. Algselt panid vale aadressi ja siis, kui said aru, et ma ei sõida sinna suunas, siis palusid ära mul vahetada. Nüüd ma olen juba kodus. Kodus? Ei, paljaha muga. Ei. On viidud juba, see sõit on tehtud. Oleme Astangul ja siit nüüd vaikselt siis liigume tagasi kesklinna poole. Ja, sõit oli 16 eurot ja me oleme Astangul. Oleme Astangul ja siit me üritame nüüd leida mõne sõidu tagasi kesklinna. Vot, kuidagi niimoodi, liigume tagasi kesklinna ja seal natukene on ära kustunud, aga ma loodan siis, kui mina jõuan sinna, siis on juba uuesti alad punased. No nii, 5.70, vahest tuleb teha ka lühemaid otsi, midagi teha ei ole. Jällegi, samas, koefitsiendiga 1,5, lühike ots. Meil on juba see tehtud ja nüüd saame liikuda tagasi kesklinna poole. See on selline igav osa taksojuhi elust. See on see, mida siin ei ole mõtet näidata ega filmida. Kõik on lihtne, puhas töö. Ja, liigume tagasi kesklinna poole ja nii, liisame veel ühe meeldiva numbri siia sekka ja oleme Pirita alguses põhimõtteliselt Koplist tulime koefitsiendiga 2. 1,9, esimene selline number, mis valmistab rõõmu. Jah. Nii, meid ootab veel, ma ei tea, kas ootab veel pikk tööpäev, aga ma loodan, et ootab meid pikk tööpäev veel ees. Nii et praegust seisuga põrutame vaikselt tagasi kesklinna poole. Et jahtida veel mõnda head, kell hakkab 4 saama. Varsti on meil ka lennujaama teemad tulemas, ma arvan. Nii, 4.18, 8 eurone ots.
€8 ots tuli ära praegu. Seega oleme Mustamäel ja võiks juba lennujaama otsad hakata. Enam-vähem. No aga kesklinn on meil ka meeldivalt punane. Seega, no kui kohe ei tule midagi head, siis põrutame tagasi kesklinna. Et juba järgmist sealt peale võtta ja sõita sellega. Kuidagi nii. Pole harjunud öösel töötama reisk, see on ikka raske. No nii, daamid ja härrad, hakkab juba valgeks minema. Praegu oli 2 sõitu. Vaatame üksik asju. Nii, üks hetk, et ise ka aru saaks. 2 sõitu koefitsiendiga. Sõbrad, koefitsiendiga 2,6 ja 1,8 kilomeetrit. Teisega läks natukene keerulisemalt. Dubliner sinna Kruiisi sadamasse €9, aga kuna see sadam kõik on nii üles kaevatud, siis mul läks natukene aega, pidin seiklema. Aga õnneks kõik õnnestus ja lõpuks viisin ära. Nii, joot raha keegi ei jätnud, aga see pole midagi hullu, sellepärast et hind oli nii hea. Tuli veel tutvustada Eesti seksturismi või nii, kuidas seda nimetada? Millised võimalused on, nii et üks lehekülg andsin neile teada, kus on võimalik midagi vähemalt saada. Ja, me jätkame. Kell on 5 hommikul, koefitsiendid on üleval, näete, tulistab järjest. Aga ma tahaksin praegu keelduda ja panna sisse korraks Bolti. Vaatame, mis Bolt teeb. 1,1 koefitsient mind hetkel ei huvita. No nii, sõbrad, kell on 5:30 hommikul. Ma olen lõpetamas oma tööpäeva. Tulemused nagu ikka kuskil, kas vasakule või paremale nurka või kuskile ma toon välja. Esialgu, mis ma olen kokku lugenud, kui see vastab tõele, siis on päris hea tulemus. Kui ei vasta tõele, siis järgmist juttu ärge tähele pange. Sõbrad, see teenistus ei ole alati nii hea. See on ainult nädalavahetusel. Ja võib-olla mõnikord, kui on mingi eriüritus, siis võite ka teenida natukene rohkem kui tavaliselt. Nii et see ei tähenda seda, et te nüüd jätate oma praeguse tööga hüvasti ja istute autorooli ja kõik on nii helge ja nii ilus. Ei ole, sõbrad. Aga kui te tunnete soovi sõita, vedada inimesi, suhelda, siis muidugi taksotöö on teie töö. Aga jah, sõbrad, vot selline see video tuli. See tööpäev oli meeldiv ja mina hakkan juba vaikselt kodu poole minema. Mõtted on sassis, midagi enam tarka öelda ei oska, nii et nagu ikka kinnitatud lause, sõbrad, kui meeldis like, kui ei meeldinud dislike, küsimusi on kommentaarid alla. Ja kui te ei ole subscribe'id mingil põhjusel, aga ikkagi olete vaadanud selle video lõpuni, siis vajutage seda subscribe nuppu ka. Ma olen väga lähedal, et saada 2000 subscriberit täis. Nii et sõbrad, ma tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.